going on. I can feel the rush, I can feel the noise, I can feel the speakers bumping through the void. Never wanna stop, let's keep it going on and on and on and on and I can feel the love, I can feel the heat, I can feel the bass drum banging on repeat. We're never gonna stop, let's keep it going on and on and on and on and No tšau! Oleme jõudnud Tartusse. TRF 44 Tartu Drag Race 2025. Hooaja esimene võistlus. Tegime esimese sõidu ära juba. Hästi libe oli. Nüüd otsime natuke pidamist. Laseme natuke pööret alla ja lasime natuke refirõhku alla ja siis lähme proovime uuesti. Ilm on ilus. Tundub, et tuleb tore päev. Auto on väga hea. Auto on hästi kiire, aga esimene aeg tuli 7.94 äkki ja 7.6 on täna meie indeks, et sõidame siis 200 meetrit pool distantsi. Täna jah, 7.6 meie indeks, seda on vaja siis püüda ja praegu siis ma arvan, et 60 jalga oli mingi 2.0, nii et kõvasti varu sinna jäi praegu, et teeme natukene pidamist juurde ja lähme otsime üles. Sein oli ees vaata. Aga vaata seda ei olnud, et saaks sisse, ma ei läinud ju uuesti, aga jah, ootasid. Näe? Ega, mis tahad? Vai, anna siis. Väike aplaus ja natukene ootamist sellepärast, et jah. Hea võll. Arvan, et läheb, kui veovõlli vahetust tegeb kiiresti. Milline? Vasak või? Aga pane korraks veetuma natuke. Jaa, vasak esimene. Täna peab spotter võtma remontimise töö üle. Kus on mehaanikud just siis, kui meil vaja on? Eelmine aasta. Kus meil läks mõni võlg eelmine aasta? Läks ikka, aga... Ei, kas läks? Läks. Tartus läks. Tartus läks, jah. Jah, aga nüüd... Sõitja ise tegemas. Sest täna ei ole mehaanikuid kohal. Tegelikult oli... Keegi nad sealt eest saaks nainapi tühjaks, et saaks minna. Sul on omal nina ots. Sa tahad midagi teetud? No näe, mis ma ütlesin. Siim Pärtel on tagasi stardis. Kiire võlli vahetus, ma arvan, ja... Mis oli? Veovõll, on ju. Sama soust kõik. Ütle, ma ei tea. Raua viga oli ja raudvalu ei tunne, nii et annad hakka. Pigem. Oi. 7.78. No ei olnud üldse kiire. Ei. See olid nii aeglaselt käiguvahetus, ma mõtlesin, et puhkama läheb. 7.78, 148 kilomeetrit tunnis. Kurat, ja sai veel hea aja ka veel. Jaa, jumala hästi. Ma vaatasin kogu aeg seda ühte esimest ratast, et kas see nüüd püsib koos või püsi. Aga no läks hästi. Hästi. Ike Lilleorg ja Siim Pärtel, jah? Just nii. Juba reaktsiooniga võetakse 0,4 sekundit. Väike Audi, mis suudab. Ja nii on. Siim Pärtel. Päris palju olid maha. Palju aega oli? 8,
8. ma oma arust väga palju ei lasknud, aga natuke jah, lõpust lasin, et igaks juhuks, et praegu ei olnud see tunnetus päris õige, et oli ta kiire või aeglane. Ma ei tea. aga sellel Porsche lasid maha, ei pidurdanud, aga ma lasin maha, jah. Aga sõit oli ka natukene, oli mingid asjad olid, ma tundsin, et nagu oli võib-olla aeglane. Ratas käisid palju ringi ja ratas käis läinud. ja Siim Pärtel teeb täna seda teine kord. Eks neid, ma tea seda veovõll või ots või midagi jälle ole. Nii ta on. Ja seda ma arvan, et Audi ei pane tagasikutsumiste listi, et eriti kui Siim Pärteli nimi on seal sees. Ei seda uuesti remonti kutsuta, et neid vastu ei pea. Veel korraks. jah. aga see on nüüd, kas on sisemine ots või siis on kastil ikkagi? no võll käib ringi või? jah. Siis on välimine ots. Kui võlli aetakse ringi, siis on välimine aga ots. kus ta siis uuesti? K27. aga lükkame ära. ma jälle vaatan, natuke toimib või jäi midagi? ei, ma võtsin pidurit peale. Okei. Ühesõnaga meil läks nii nagu läks, nüüd me oleme tagasi juba garaažis, et ühesõnaga esimese Hellika võitsime, sõitsime Porsche Cayenne'i vastu ja võitsime, et oli natukene aeglasem ja läks kõik nii nagu pidi. Teine Hellikas siis, no katki läks. Teise Hellika starti läksime siis Raigo Raamatu vastu, kes sõidab ka 1.8 turbo B5 Quattroga. Ehk siis oleks väga, ja sõitis sarnaseid aegu ka, et oleks väga huvitav võrdne sõit tulnud loodetavasti, aga sama veovõlli ots, mis juba korra päeval vahetasime, läks uuesti katki. Mis sellest Racecarist saab? Racecar on natuke katki, aga ükskord ma remondin ta ära jälle ja siis me läheme jälle proovima, et ilmselt järgmisele võistlusele me ei lähe, et see aasta ei olnudki plaanis kõiki tervet hooaega sõita ja hea on, et nüüd ei tulnud siit häid punkte ka, et muidu äkki olekski kiusatus olnud pressida, et jah, mõtleme positiivselt. Ma ei teagi, mis nüüd juhtus, et ma olen küll sitaks kiire, aga teised kõik on palju kiiremad. Nagu Ott Tänak, vaata. Muidu ta on maailmameister, aga vahepeal läheb auto katki, vaata. Ei, no midagi teha ei ole, eks see meil kogu aeg üks sama asi läheb katki ja me ei ole sellega midagi teinud ka selles mõttes, et noh, see üks lahendus, mis meil mõte on see, et paneme need suuremad käänmikud külge, kuhu mahub siis S4 ots, mis on natukene suurem, et see on üks mõte, mis meil nagu tegemata plaanides on ja need tükid on riiulis olemas, aga natukene niisugune suurem ümberehitamine, mida ma ei ole siin ette võtnud veel. Muidugi oleks, noh, tegelikult oleks olnud ju selles suhtes, oleks-poleks, aga noh, oleks sõidu ära võitnud, järgmine oleks by run olnud ja peale seda oleks finaal olnud, mis oli ka täiesti sõidetav sõit. Oleks-poleks, paneme kinni ära ja näeme järgmine kord. Kinni ja vaatame, millal järgmine kord tuleb, täpselt ei tea veel. Davai. Davai, tšauks.